tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei! Marta ja krüptogaraaž. See on nüüd sissejuhatus videole, mida sa hakkad vaatama. Ma lindistasin video, mis avab krüptomaailmas saladused. Ja need saladused on seotud kõigiga ja kõigega, mis siin maailmas toimub, finantsmaailmas. Ja võib-olla saad ka aimu, et kuna on väga palju nimesid, asutusi, siis see aitab sul panna pildi kokku, miks mõni asi su ümber juhtub või ei juhtu. Ja antud saade on ehitatud üles nii. Ma loen järjest artikleid ja kui sulle ära jookse, kui sa hakkad mõtlema, et ei tea, miks ta seda räägib, siis kuula lõpuni. Kui ma loen artikli, siis järgmine või ülejärgmine artikkel annab sulle vastuse, miks ma lugesin esimest artiklit sulle. Ehk siis, kui tuleb artikkel 1, ma ei tea, miks ta räägib seda, see artikkel 2 ja 3 annavad sulle vastuse. Kui tuleb artikkel 7, mis ma sulle ette loen, siis mõtled, et nüüd läks küll nagu teema laiaks ära või laiali ära, et miks ta nüüd seda räägib. Kannata, kuula lõpuni ja artikkel 8 ja 9 annavad sulle see artikkel 7 vastuse. Et head vaatamist, et ma arvan, et sul on põnevust. Hei! Krüptogaraaž ja Marta on uue episoodiga. Marta saatis mulle huvitavaid mõtteid. Ja täna tuleb tõsine saade. Tänases saates kisume krüpto alasti ja lähme tema sinna sünnimaale, sünni juurde ja paljastame kogu tõe, mis on võimalik siis paljastada nii, et see ei mõjuta mind. Ja ütlen ära, see info ei ole 100% minu oma. See info on kokku kogutud teiste inimeste avastuste põhjal. 18 lehekülge on saade. Selle saate panin ma ise kokku. Ma otsisin allikad uuesti ülesse, loogikad ülesse, aga need loogikad on mulle varem teiste inimeste poolt öeldud. Jah, siin on ka minu loogikat ja asju, mis ma olen ise leidnud, need on ka sees. Ja ütlen teile ära ka seda, et on üks vesirott pinnale ujunud, kes on teinud libakonto, esineb minuna ja küsib raha. Nii kallis sõber või võlts garaaž, ütlen sulle otse ära.
mõned aastad tagasi ma avastasin, et ma olen allutatud teatud energeetilistele väljadele. See tähendab seda, et nii palju, kui ma mõõdan teistele, mõõdetakse mulle ja need, kes mõõdavad mulle, saavad ise vastu. Ehk palun ole kena, lõpeta see tegevus. Kui sa oled raha saanud, tagasta see ja palu nendelt inimestelt vabandust. Sellepärast, et karma is a bitch. Ja tänan tähelepanu eest. Ja nüüd teeme väikse ringi ja alustame. Tänane saade tuleb pikk ja tänase saate formaat on selline, kus ma loen 100% maha. Võib-olla 1% on ainult minu lauseid juurde. Ja nüüd on lugu selline, et kui saade lõpeb, siis see on nüüd 29. saade. Kui see lõpeb ja kellelgi on küsimused, siis pane see kommentaariumisse ja saade 30 saab olema selle saate küsimused ja vastused. Aga alustame. On olnud nüüd selline väike skandaalikene siin krüptomaailmas, et ISO standardi krüptosid ei ole olemas. Mingi inimene levitas seda ja ma avaldasin selle, aga avaldasin ka vastu uudise. Nagu ikka on poolt ja vastu argumente. Üks tark inimene võttis lahti XRP ja R3 korda koodibaasid ja avastas järgneva. RippleNet ja R3 korda koodibaasid sisaldavad otseseid viiteid ISO 2022 standardile ja Swiftiga seotud moodulitele. See näitab, et XRP infrastruktuur on ehitatud koostööks olemasolevate pangandussüsteemidega. Võimalus kasutada ISO 20022 vormingut muudab XRP atraktiivseks pankadele, bla bla bla. Kood viitab otsesele integreerimisele Swifti sõnumitega, mis on globaalse pangasisese sõnumi saatmise standard. Nii, üks artikkel ütleb ühte, üks inimene ütleb teist ja krüptogaraaž ütleb nüüd järgnevalt. Allikas www.ripple.com ehk Ripple'i otsekodukas 11. juuni 2020 ehk siis 2020. aasta 11. juuni Ripple on avaldanud oma kodulehel järgneva postituse. ISO 20022 ülemaailmsete piiriüleste maksete tuleviku kujundamine. Kaasaegne globaalne tarneahel muutis laevandustööstust, standardiseerides viisid, kuidas kaupa pakendatakse, transporditakse üle maailma. See konteineriseerimine vähendas kaupade maksumust ja hägustas piirkondlikke piire. Täna on piiriülesed maksed sarnase muutuse lävel. Maksete protokollid ja sõnumivahetus on maailmas killustunud ja piiratud. Osaliselt seetõttu, et riigid ja finantsvõrgustikud kasutavad erinevaid standardeid. See tekitab suletud võrgustikke, mis ei ühildu omavahel. Ebaühtlast andmevoogu ja läbipaistmatud makseid, mis nõuavad palju manuaalseid sekkumist. Tulemuseks on halb maksekogemus. www.ripple.com 11. juuni 2020 aasta avaldatud. Ripple'i teadaanne jätkub. Rahvusvahelise standardiorganisatsioon ISO lõi 2004. aastal universaalse standardi ISO 2004. aastal loodi standard. Universaalne standard ISO 20022, et tuua vananenud makseinfrastruktuurid kaasaegsesse maailma, toetada ülemaailmset koostalitusvõimet ja parandada kliendi kogemust. ISO 20022 on järk-järgult kujunemas globaalseks standardiks maailma piiriüleste maksevoogude jaoks. Ja mis on järgmine lause? Mis sa arvad?
www.ripple.com 11. juuni aasta 2020. Järgmine lause on: Ripple on olnud selle muutuse eesotsas ja meie võrk Ripple.net on olnud ISO 2022 standardiga kooskõlast algusest peale. Nüüd on meil rõõm teatada, et Ripple on ISO 2022 osa registreerimise halduse grupist RMG standardiorganisatsioon ning esimene liige, kes keskendub jaotatud pearaamatu tehnoloogiale DLT. See liikmesus võimaldab meil teenindada üle 300 kliendi, aidates kujundada piiriüleste maksete tulevikku, suunata ja arendada ISO 20022 standardit edasi. Ma lubasin, et ma ei sega vahele, et ma loen ainult ette see 18 lehte, aga no türa, siin on kirjas. Ripple.com kirjutab: me kujundame ISO 20022 standardit edasi. Noh, palju sul veel vaja on? Artikkel läheb edasi. Selle liikmesuse kaudu saab Ripple panustada oma kogemuste ja teadmistega ISO 20022 rakendamist piiriülestes maksetest ning selle kasutamisel DLT andmestruktuurides meie standardiseeritud API-s. Tegelikult on Ripple ja Ripple.neti kliendid olnud teerajajad ISO 20022 kasutamisel piiriülestes maksetes. Kuigi standardi kasutamine riikides ACH ja RTGs maksetes on viimase 10 aasta jooksul laialt levinud, on selle kasutamine piiriülestes maksetes seni olnud piiratud. ISO on kaasaegsete maksesõnumite de facto globaalne andmestandard. Mine uuri, mida juuras tähendab de facto. Saad targemaks. Loen otsast peale. ISO 20022 on kaasaegsete maksesõnumite de facto globaalne andmestandard. Ja siin ütleb ära veel algus, et Ripple oli teerajaja sellel ISO standardil. Nii. See on juba kasutusel 70 riigis. Aastal 2020 avaldatud artikkel 11. juuni. Ripple ütleb oma kodukal, et süsteem, mille teerajaja ja arendaja on kasutusel 50 riigis ning hinnanguliselt aastaks 2023 toetab 87% maailma finantstehingutest ISO 20022 standardit. See ühine keel aitab pankadel, finantsasutustel ja süsteemidel saavutada otsast lõpuni toimivaid protsesse eri valdkondades ja ka geograafiate vahel. See on tõhusa koostalitluse võti. Ripple.com artikkel läheb edasi, aga ma ei loe seda. Sest sul peaks olema nüüd oma seisukoht kujunenud. Värskelt tulnud artikkel www.worldbank.com. Tänane saade on üles ehitatud, tuleb artikkel, tuleb järgmine artikkel ja võta pliiats paber kätte ja kirjuta väga tähtsaid asju ülesse, et sa saad ise täiskasvanud inimese kombel minna, guugeldada ja uurida, mitte et mingi tola kuskil garaažis räägib sulle ja sina nii tark jutt. Ei, sa lähed ja uurid ise, sest sa oled täiskasvanud meesterahvas. World Bank peaartikkel 29. september 2025. Maailmapank ja plokiahel on uus läbipaistvuse ajastu. Pärast seda, kui Maailmapank eraldab projektidele vahendeid, on nende vahendite kasutamine, jälgimine äärmiselt oluline. Siin ta siis seletab bla bla bla.
kuidas siis jälgib oma seda fondide ehk siis raha kasutamist Maailmapank ja Maailmapank on loonud platvormi. See sihtotstarbeline platvorm kasutab plokiahela tehnoloogiat, et jälgida iga dollari turvalist ja muutmatut liikumist digitaalses andmeraamatus. No vaata, kui tore. Sinu dollar hakkab ka liikuma seal ja ta jälgib sind, Maailmapank. Millele pääsevad ligi kõik projekti osapooled, pakkudes laialdasemat juurdepääsu ajakohastele tehingutele ja registritele, suurendab Funds Chain oluliselt tõhusust ja läbipaistvust ja vastutust. Nii, ja mis on siis Maailmapanga ahel Fund Chain? Fund Chain kasutab Hyperledger pesut. Vot. Ehk siis on loodud superahel Maailmapangas, nüüd mis jälgib siis Maailmapanga rahade liikumist ja see kasutab Hyperledger pesut siis plokiahela lahendust. Artikkel 25. märts 2018 www.ibm.com. IBM-i ja Stellari partnerlus, Stellar Lumeni partnerlus on loonud 3 Stellari toodet. Hyperledger on üks nendest. Ja siit tuleb siis tekst edasi, mis on siis edasi. Alates oktoobrist, ehk siis 2017 aasta oktoobrist on IBM avalikult loonud hajutatud andmeraamatu tooted Stellar XLM-i peale. Allosas saame kokku erinevad teabeallikad Stellari ja IBM-i partnerluse kohta. Nii, kokkuvõte. IBM pakub finantsasutustele ettevõtete tasemel Stellari põhiseid tooteid. Stellari avaliku võrgu valideerimiseks, piiriüleste tehingute hõlbustamiseks, Lumenite abil, mis on sildvara, XRP on ka sildvara. Nii. Ja ülevaade. Pangad, keskpangad, rahaülekannete operaatorid ja finantsasutused tellivad regulaarset tehnoloogia intrigeerimist IBM-ilt. Need üksused on nüüd huvitatud hajutatud andmeraamatust ehk siis blockchain technology TLT. No, kuid pigem pöörduvad nad usaldusväärsete firmade poole, et rakendada TLT oma äris. Ja nüüd tuleb järgmine lõik. Privaatsed võrgud Hyperledgeri kaudu. See tähendab seda, et Hyperledgeril on samuti olemas, loen edasi, privaatsed võrgud Hyperledgeri kaudu. Hyperledger Fabric. Hyperledger on üldnimetus tervele persetäiele toodetele, mida on siis Hyperledgeri tooteseerias tehtud. Nii, ja Hyperledger pesu on siis see, mida kasutab see Maailmapank, aga Hyperledger Fabric on IBM-i privaatsete lubadega TLT lahendus, mis on avatud lähtekoodiga Hyperledgeri sihtasutuse all ja on Linuxi sihtasutuse TLT lahendus. Vot sulle Linux on mängus. Ja lähme edasi. IBM-i universaalne makselahendus. See on põhiväärtus, mida IBM pakub oma klientidele. Nii, kes on IBM-i kliendid? IBM-i panganduskliendid makselahenduses on Banco Bilbao, Pixanti Argentina, Tark Tanamon Indoneesia, Bank Nigeria Indoneesia, Kasikorn Bank Thailand, Mizuho Financial Group. Mizuho on ka Ripley partner. Riiklik Austraalia pank, Filipiinide pank, Sumitomo Mitsui Financial Group, see on ka Ripley partner. Nii. Ja Lumenid on siis sildvara ja IBM on aktiivsetes läbirääkimistes Visaga. Visa on sõlminud ka koostöölepingud XRP-ga. Ja siin on siis
Hyperledger on loodud siis Linuxi juhtimisel toimiv koostööprojekt, mis loob ettevõtetele suunatud andmeraamatu tehnoloogiat ja pakub avatud lähtekoodiga tööriistu ja raamistikke. Ja koodi teke on enam kui 200 liikmele. Ja selle Hyperledgeri grupi või selle siis projekti kõige tuntum projekt on Hyperledger Vabrik, aga mis on veel? Hyperledger komplekt. Ja siis on Hyperledger pesu, näed, nagu on see rahapesu käib ikka, nii on Hyperledger pesu, on samas selles tooteseerias ja Hyperledger pesut kasutab World Bank. Ma ütlen ära, et see on raske tehniline tekst ja ma komistan palju, elad üle, sest keegi sulle siin ei räägi peale minu. Ja ütlen veel ära seda, et siin tulevad artiklid lihtsalt põmm-põmm ja sina nüüd mõtle ise, miks ma neid artikleid avaldan, et ma väga ei taha sind suunata, vaata. Et mõtle ise, et selle tänase saate nimi võiks olla, et terve krüptomaailm on alasti kistud või midagi sellist, aga no lähme edasi. Nii, artikkel 3. märts 2024. ÜRO ja Ripple liituvad jõududeks, et lahendada globaalsed rahaprobleemid. No näed. Ripple aitab pankadel saata raha kiiremini ja odavamalt üle piiride. XRP võimaldab pankadel juurdepääsu sularahale ilma vajaduseta eraldada suuri vahendeid. Nagu ma räägin, on olemas foreign exchange ehk forex ehk võõrvaluuta vahetus. Kuna mingi 48 tundi või 72 tundi lähevad tehingud on ju üle. Näiteks kui mina tahan siin kuradi rubla saada, hirmus küll tahan rubla saada, aga näitena äkki elad üle, oled piisavalt täiskasvanud. Näiteks kui mina tahan rubla saada, annan eurot vastu, siis see vahetuskeskkond, kes eurode eest ostab rubla, jääb 78 tunniks oma rahast ilma, ehk raha jääb lukku. Aga XRP võtab selle probleemi ära. Nii. Ja see on siis ÜRO ja Ripple. Panevad siis seljad kokku. Järgmine artikkel. Uuendatud on seda artiklit 12. detsember 2024 9 hommikul UTC aja järgi. Ripple XRP saab maailmapangalt stabiilmüngi staatuse. Ja üks inimene võttis lahti siis panganduses või selle maailmapanga dokumendid ja seal dokumendidest tuleb välja, et te teaksite maailmapangad, IMF-id, kõikidel nendel on olemas dokumendide sektsioonid. Lähed sealt, võtad lahti siis selle nimekirja või dokumentide nimekirja, seal saad huvitavat dokumente lugeda. Ja siis Maailmapanga dokumentidest tuleb välja see, et XRP on kuulutatud Maailmapanga stabiilseks mündiks või siis on saanud Maailmapangal stabiilmündi staatuse. Nii, nüüd lähme tähtsate asutuse juurde. On olemas selline asi nagu panganduse järelevalve Baseli komitee. Panganduse järelevalve Baseli komitee, mis asub siis Šveitsis. Ja mis ta teeb siis? Panganduse järelevalve Baseli komitee on panganduse järelevalve asutuste komitee, mis siis omab 45 liiget, koosnedes keskpankadest ja panganduse regulatsioonide eest vastutavat asutustest. Komitee nõustab standarditega või panga kapitali, likviidsuse ja rahanduse kohta. Need standardid on mitte siduvad. Jah, kahtlen, kas on mitte siduvad. Igatahes Baseli see on panganduse järelevalve komitee, mis teeb siis pangandusstandardeid. Ja lähed uurid ise edasi, mida see Baseli komitee teeb.
ja Baseli komiteega samas hoones asub rahvusvaheline arvelduspank BIS. BIS on siis keskpankade keskpank, kus käivad läbi keskpankade tehingud. Ja nüüd tuleb selline huvitav olukord, et BIS-ist visati välja Venemaa, aga võtame lahti. Baseli komitee liikmed on Itaalia, Jaapan, Korea, Luksemburg, Saudi Araabia, Singapur, bla ja Venemaa. Väga tore. Et te teaksite, siis Basel ja BIS asuvad samas kuradi hoones on ja. Samas hoones asuvad. Ühest kuradi organisatsioonist visati Venemaa välja, teisest mitte. Kurat, kui sa elad ikka, kuidas ma nüüd toon, pean veel ropu näite tegema, et tead, kui sa elad kortermajas on ja sul on ühel korrusel elab su see, naise õde on ja naise õde, kurat, viskab sul nagu siis selle silmaripsutust on ja jätad siis pruukimata või? Väga ei jäta, vähesed jätavad. Või on see, et kui oma naine viskab kurat sul hinge täis, lähed ronid sinna alla korrususele naise õe juurde, võib-olla lähed veel kurat oma ämma juurde ka, kui väga isu suur on. Et ärge ajage mulle siin mingit korri lolli ila, vaata. Et 2 võimast asutust on ühes majas. Nii. Ja loeme ette siis selle BIS-i kohta. Rahvusvaheline arvelduspank BIS on rahvusvaheline finantsasutus, mis kuulub liikmespankadele. Selle peamine eesmärk on edendada rahvusvahelist raha ja finantskoostööd, toimides samal ajal pankade pangana. Nii. Ja kus on siis BIS-i kontorid? BIS-il on siis Šveitsis on ja on Hongkongis on siis erihalduspiirkonnas on peakontor. Hongkongis on Lian, kes sõlmis XRP-ga koostöölepingu või Ripple'iga. Väga põnev, aga küll me jõuame. Ja siis Maailmapank, vandenõuteoreetikud teevad saateid, et ei tea, mis saab siis, kui tuleb digitaalne valuuta. Võitleme selle vastu. Surume pangad põimini. Türa, te olete ise olete käpili ja saate ilma seebita. Nii et kuradi kurku tuleb juba tagant ots. Loen teile ette kohe. BIS on teinud terve hunniku projekte erinevate asutustega. Nii. Ja on olemas siis selline asi nagu M-Bridge, alias multiple CBD bridge, ehk siis pankade keskvaluuta sild. On mitmekordne keskpanga digitaalvaluuta platvorm, mis on loodud toetama reaalajas ülekandeid. Ja see on siis BIS-i üks sellest pilootprojektidest. Praegu arendavad M-Bridge projekti 5 üksust. Need hõlmavad Hongkongi, rahandusametid Hongkongis, Tai pank, Araabia Ühendemiraatide pank, Araabia Ühendemiraatides on see kuradi Al-Fardan Exchange, mis on siis XRP partner, Hongkongis on Lian, mis on XRP partner on ja Hiina Rahvavabariigi digitaalvaluuta uurimisinstituudi ja BIS Innovation Hub Hongkongi keskus. Nii. Ja mis siis tehti seal M-Bridge projektis? M-Bridge projektis, ma kordan ära, et ma loen teile artiklid ette, et kui üks artikkel tundub seosetu, et miks see vend seda räägib mulle, mis ta mulle öelda tahab, siis vaata terve saade lõpuni ja kui terve saade on lõppu jõudnud, käib sul pirni sisse lülitus ja saad aru, miks ma loen neid artikleid.
ma ei ole väga hea meister, et panna kokku see saade kui mingi sujuva jutuna. Ma olen vend garaažis. Võta või jäta. Aga kuula artiklid ära, mis ma loen sulle ette ja siis, kui on kõik artiklid loetud, läheb sul pirn põlema. Nii, loeme edasi. Embridge'i platvormil viidi läbi piloot, mis hõlmas reaalseid ettevõtete vahelisi tehinguid ja tehingus osalesid keskpangad ja valitud kommertspangad. Projekt keskendus hüpoteetilistele kasutusjuhtudele ja nende arendamisele. Suurel lahe piirkonnal ehk demonstreerida tehnoloogia operatiivseid parandusi ellu viia. Mida siis avaldati septembris 2021 koostöös PIS-iga, Tai, Hongkongi, Hiina, Araabia Ühendemiraatidega aruanne, et Embridge jõuab teise faasi. Eesmärgiga luua süsteem, mis hõlmab keskpankade digitaalvaluutat, et võimaldada kiiremaid, kuluefektiivsemaid ja tõhusamaid meetodeid piiriüleste ülekannete tehinguteks. Nii, oktoobris 2024 teatas PIS, et kaalub Embridge'i platvormi sulgemist, kuna 16. BRICS-i tippkohtumisel oli arutatud BRICS-i silla loomist, mis põhineb Embridge'i tehnoloogial. Nii, selline ühendus võimaldaks BRICS-i riikidel muutuda osaliselt sõltumatuks USA järelevalvastavast finantssüsteemist ja SWIFT-i piirangutest. Nii, hirmus lugu küll. Ja Hiina regulaatorid on sellest ajast suunanud pankasid kasutama Embridge'i ja kasutanud Xianyangis tegutsevad firmat, et vältida USA sanktsioone. Nii paha küll. Ja Embridge'i kõrval tehti veel teisi projekte. Projekt Aurum. Täielik CBD-süsteem, mis hõlmab hulgikaubanduse pankade vahelisi süsteemi ja jaemüügi e-rahakoti süsteemi, muutes selle reaalsuseks. Kes osalesid selles projekt Aurumis? No projekt Embridge'ist lõpetati ära, kurat küll, see BRICS-i vennad, kurat küll, lähevad siin iseseisvaks, viskame välja. Aga kes osalesid siis projekt Aurumis? PIS, Hongkongi rahandusamet, Hongkongi rakendus- ja tehnoloogia instituut. No jah, no vaata, Hongkong on Hiina autonoomne osakond, et noh, ei ole ju Hiina, see on Hongkong. Kuradi türaimejad. Nii, järgmine projekt, mis tehti. Projekt Dunbar. Projekt Dunbar oli siis 22. märts 2022 teatasid PIS, Innovation Hub, Austraalia Reservpank, Malaisia pank, Singapuri rahandusamet ja Lõuna-Aafrika Reservpank Dunbari jagatud platvormi prototüüpide lõpetamisest, võimaldades rahvusvahelisi arveldusi mitme CBDC abil ehk siis mitme keskpanga digitaalvaluuta abil. Ja mis on jagatud platvorm? Jagatud platvorm on DLT. Kes on DLT? DLT on XTC, XRP, XLM ja HBAR. Vaat, järgmine projekt, mis tehti, on CEDARX Ubin pluss projekt. Sama PIS-i poolt ja tema siis kuradi gängi poolt. New Yorgi innovatsioonikeskuse lipp-projekt koostöös Singapuri rahandusametiga. Väga tore. Mitmefaasiline tehniline uurimisalgatus, mis hindab hulgikaubanduse CBDC potentsiaalseid rakendusi. Jälle uuriti projekt katsendus. Nii, Singapuris on selline huvitav seos, et Singapuri valitses väga kaua selline mees nagu Li. Ja Hiinas on mingi mitu tuhat aastat olnud perekond Le. No üks on Li, teine on Le. Häälduses kõlavad nad samamoodi, et no ei ole siin seoseid. Ei ole, näed.
Marta andis mulle siin paar laksu pähe ja ma kujutan ette ja näed, ma siin suitsetasin ka, et noh, ei ole mingeid seoseid. Ei ole. Nii, projekt Mariana. Oktoober 2023 kinnitas rahvusvaheline arvelduspank BIS koostöös Prantsusmaa, Singapuri ja Šveitsi keskpangaga Mariana projekti edukat lõpetamist. Oktoober 2023 lõpetati projekt, aga millal alustati? Türa seda teab. Missouri sulgikaubanduse keskpanga valuutat piiriülestes kaubanduses. Projekt Icebreaker. Märts 2023 lõpetas rahvusvaheline keskpank arvelduspank koostöös Iisraeli, Norra, Rootsi keskpankadega projekti, mis uuris jaemüügi CBDC. Nii tore. Projekt Jura. November 2021 uuris Jura projekti eest vastutav konsortsium, Jura konsortsium tuli kokku lausa, mis koosnes rahvusvahelisest arvelduspangast, Prantsusmaa pangast, Šveitsi pangast ja erinevatest privaatfirmadest. Euro ja Šveitsi frangi hulgikaubanduse CBD-de otsesest ülekannest Prantsusmaa ja Šveitsi pankade vahel ühel hajutatud andmeraamatu platvormil DLT platvorm. Grupp kinnitas eksperimendi edu ametlikult 8. detsember 2021. Noh, miks ma rääkisin seda pissi ja Baselit sulle? 10. august 2023 artikkel Rippel liitub pissi piiriüleste maksete töörühmaga. No kas pole tore? Et Rippel on pissiga koostöös. Noh, aga võib-olla oli varem, ei tea. Kuulame. 31. oktoober 2024 BIS loovutab Enbridge CBDC maksesüsteemi pärast BRICS-i vastuolusid. Nii, BIS tegi süsteemi valmis ja loovutab siis selle Enbridge süsteemi, sest nii kuule, BRICS tahab vabaks saada. Nii, kes hakkavad siis vastutama nüüd Enbridge'i eest? Täna ütles BIS-i peadirektor Augustin Karstens, et projekt on loovutatud keskpankadele. Need on Hiina, Hongkongi, Saudi Araabia, Tai ja Araabia Ühendemiraadi keskpangad. Ühesõnaga BIS, mis viskas välja mõmmi enda liidust, aga mõmmi on Baseli liidus, siis BIS loovutas nüüd maksete süsteemi, mis ta valmis tegi BRICS-i hirmus BRICS-i inimestele. Vaata kui loogiline. Ja need on siis Hiina, Hongkong, Saudi Araabia, Tai Araabia. Kõik, kes on suured semmud seal mõmmil. No kas pole tore? Ja Hongkongis on Lian, mis on XRP partner. Ja siis seal Saudi Araabias on Al-Fardan Exchange, mis on XRP partner. Et väga põnev on ju, et noh. Ja nüüd tuleb info, mis 100% on võimatu leida, kui sa ei ole nohik, täielik nohik, aga selle info leidis mu mentor, õpetaja. No ma kutsun kõike, kes mulle infot annavad mentoriks ja õpetajaks. Seda on raske leida. On olemas siis selline asi nagu Interledger Foundation. Interledger Foundation on USA mittetulundusühing ja standardiorganisatsioon. Selle missioon on edendada globaalset digitaalset finantskaasatust ja võrdset ligipääsu digimajandusele läbi Interledger protokolli, maksete vahetuse standardi arendamise ja edendamise ja bla bla bla. Nii. Ja mis on siis selle Interledgeri kuradi lugu, selle foundationi või fondi lugu? Stefan Toomas ja Evan Schwartz avaldasid oktoobris 2015 valgete raamatu pealkirja protokoll Interledgeri maksete jaoks, kui nad töötasid Rippel Labsis. No kas pole tore, Rippli vennad avaldasid mingi dokumendi ja
ja protokolli. Dokument kirjeldas suhtlusprotokolli, et võimaldada koostalituseks makseid toimides universaalse tõlgina erinevate finantsvõrkude vahel. Nii, Interledger protokoll modelleeriti pärast Transmission Control protokoll, Internet protokoll, TCP/IP interneti alustehnoloogiat, mis võimaldab andmeid edastada erinevates võrkudes. Nii 2015 aastal hostis World Wide Web konsortsium, jälle konsortsium, World Wide Web ehk siis 3V-d, 326V-d on see maailma internetiliit. Ja siis 2015 aastal hostis World Wide Web konsortsium Interledgeri maksete töökogukonna grupi etteastet ja seal siis esinesid Rippli vennad. Siis oli Föderaalreserv, on ja vaata kui tore, American Express on ja grupp arutas Interledger protokolli kasutamist globaalsete maksevõrkude vahelise ühildusprobleemide lahendamist. Nii, mis takistasid standardiseeritud lähenemist maksetele veebibrauseris HTTP 402 makse nõutav. Kuula edasi. HTTP 402 makse nõutav olekukood reserveeriti 1997 aastal, et näidata, et digitaalsesse sisusse on juurdepääs ainult peale makset, kuid jäi suures osas kasutamata digitaalsete makseviiside globaalse killustuse tõttu. Rippel annetas, no vaata kui armas, annetas, tegi tona raisk oma. Vot Rippel annetas Interledger protokolli koodi ja see spetsifikatsioonid sellele 326V kogukonna grupile, et seda arendatakse neutraalse avatud standardina, mida ei kontrolli ükski ettevõte ega plokiahel. Vot sulle. 1997 oli digitaalne makse interneti sisse kirjutatud, aga polnud võimalik teha. Nüüd tuli Superman Rippel, kuradi peened liibuvad trussikud jalas ja keep lehvib ja annab lahenduse. Võtke, vaata. Nii. Koodi või olekukood HTTP 402, mitte 420 jointi vendadele, vaid 402 makse nõutav. Reserveeriti tulevaseks kasutuseks. Näed, reserveeriti tulevikku teati. Algne kavatsus oli, et seda koodi võidakse kasutada osana mõnest digitaalse sularaha või mikromakse skeemist. Nagu ette pani näiteks GNU Thaler 20, kuid seda pole veel juhtunud ja seda koodi ei kasutata laialdaselt. Google Developers API kasutab seda olekut, kuid konkreetne arendaja on ületanud päevase limiidi päringutele. Nii bla bla bla. Zipgate kasutab seda koodi, kui kontol pole piisavalt vahendeid kõne alustamiseks. Spotify kasutab seda koodi. Stripe kasutab seda ebaõnnestunud maksete puhul ja bla bla bla. Võt. Ja juuli 2017 viis Inglismaa läbi Interledger protokolli eduka testi. See testtehing sünkroonis maksed keskpanga põhisidekriips reaalajas brutomaksesüsteemi ja teiste keskpanga sarnaste põhisüsteemide vahel. Test näitas, et Interledger protokoll võib vähendada suure piiriülese makseks kuluvat aega ja tasu ja aeg vähenes 4 päevalt sekundini. Nagu ma rääkisin, et piiriülesed maksed, et kus maailmas on valuuta 7 või 14 või ma ei tea, palju triljoneid on kinni, vaata, et ei saa teha lihtsalt, et peab olema tagatiseks kinni, enne kui kõik andmed on kontrollitud, aga näed, mõne sekundiga teeb XRP selle tehingu ära, Interledger protokoll.
1997 pandi kuradi maksenõutav olekukood reservina paika või reserveeriti paika ja siis tulevad Ripli vennad ja annavad selle maailma internetile selle lahenduse. Võtke. Noh, mis edasi tuleb? Noh, ja mis nüüd edasi? Edasi tuleb see, et läbi 2020, 21, 22 aasta keskendus Interledger Foundation peamiselt Web Monetization standardi arendamisele ja omaksvõtule. Standard võimaldab veebisaitidel saada makseid külastajatelt digitaalsesse rahakotti ja digitaalsetest rahakottidest, mis on ühendatud nende veebibrauseriga. Peamine kasutusjuht on mikromaksed, väiksed tehingud, mis võivad võimaldada uusi ärimudeleid veebis. Web Monetization toetub rahakoti pakkujatele, kes kasutavad Interledger Foundationi Open Payment standardit ühtse viisina maksete hõlbustamiseks. Rahakoti pakkujad võivad kasutada Interledger protokolli piiriüleste mitme valuuta maksete täitmiseks. Ja veel 3 aastat tagasi, kui panid Google'isse, mis on XRP ülesanne või mis on XRP, tuli sulle vastus. Sillavaluuta piiriülestes maksetes mitme valuuta vahel. Tada! Halleluja! Nii. Me oleme rääkinud BIS-ist. Me oleme rääkinud Interledgerist. Oleme rääkinud Hyperledgerist. Ja nüüd räägime PayPalist. PayPal, varane ajalugu. Ettevõtte asutasid Peter Thiel, Max Levinchin ja Peter Thiel investeeris avatud münti. Ja sellest avatust mündist sai, mis avatud mündist sai Ripple. Ehk siis vend, kes tegi PayPali, investeeris avatud münti, avatud mündist sai siis Ripple. Nii. Ja loen uuesti. Ettevõtte asutasid siis PayPali algselt Max Levinchin, Peter Thiel ja Peter Thiel oma raamatus Zero to One avaldas siis selle info, et tema Founders Fund riskikapital investeeris OpenCoini, millest sai Ripple. Nii. Detsembris 1998 oli siis algselt selle PayPali hind FieldLink, hiljem see nimetati üle Confiditiks ja ettevõte arendas siis turvatarkvara käes hoitavate seadmete jaoks, kuid selle ärimudelil ei olnud edu. Ja üritati siis natuke muuta ja fookus läks digitaalsetele rahakotile. Digitaalsele rahakotile 98 läks fookus, 97 pandi siis veebi sisse see kuradi error 402, et makse nõutav. Peab vist nuusutama, et see on vist apuks läinud. Noh. Täna siin krüptogaraaž koged sa kõike seda. Nii. Ja siis 2011, ma nüüd hüppan natuke edasi. 2011 alustasid insenerid David Schwartz ja Jed McCaleb. Jed McCaleb on Castellari asutaja. Finantsstruktuuri ja septembris 2012 asutasid Chris Larsen ja McCaleb korporatsiooni OpenCoin. OpenCoini investeeris siis sama PayPali vend Peter Thiel. Kuula, pilt läheb sul varsti selgemaks. Ja siis 2013 OpenCoin muutis oma nime selleks
Ripple'iks. Nii, nüüd on selge. Peeter Thiel, Palantir, tema investeerimisfirmad PayPal on seotud siis XRP-ga, sest investeerinud on ta siis nendesse XRP vendadesse. Nii. Aga nüüd tuleb järgmine lõik. See Peeter Thieli PayPal, mis ei olnud ennem PayPal, ühines siis X.com-iga. Teadsid seda või? X.com, veebipõhine finantsteenuste ettevõte, mille asutas märtsis 1999 Elon Musk koos oma sõpradega. Musk oli optimistlik Coinfidi arendatava rahaülekannete äri tulevase edu osas ja nad ühinesid siis see Peeter Thiel ja X ja nende nimeks sai siis PayPal. Ja mida siis see PayPal pakkus? Loen siis nüüd selle PayPali asjad ette, mida pakuti 98 aastal. 98 aastal PayPali projekt võimaldas saata raha üksteisele läbi seadme infrapunaportide. Järgnevalt arendas PayPal välja võimaluse saata raha kasutajatel kasutades e-posti ja veebi. Vaat sulle. Ja siis 2011 muudeti X.com PayPaliks ja siis oli niimoodi, et Peeter Thiel ja sellele Muski armastus sai läbi, läksid lahku ja siis oligi niimoodi, et X.com domeen jäi siis sellele Muskile ja PayPal siis jäi nii nagu jäi, on ju. Aga mis on tähelepanuväärne on see, et 98 aastal said kliendid saata raha teistele inimestele, sisestades nende e-posti aadressi. Mõistad? Ja värske artikkel sellest sügisest. PayPal lubab XRP makseid oma 650 miljoni kasutaja jaoks. Said aru nüüd või? Võtame uuesti. PayPali vennad töötasid 98 aastal välja tehnoloogia, et saata infrapunateel makseid telefonist telefoni ja võisid saata makseid e-postiga. Lihtsalt, et sa tead, teise inimese e-posti said saata talle raha. Ja sama vend, kes kuradi seal PayPalis oli, investeeris siis avatud münti. Avatud mündi vennad muutsid avatud mündi nime Ripple'iks. Ja nüüd on Ripple'il huvitavat tehnoloogiat nagu putru käes. Noh. Mul on äärmiselt kurb, et Eesti TikTokis on üks väga veetlev naisterahvas, kes teeb neid krüptoteemalisi jutte aeg-ajalt ja ta käis väga võimsal krüptoüritusel ja selle asemel, et rääkida, mis ta nägi, postitas ta videosid, kuidas ta jõi šampat VIP-ruumis ja kui tore seal oli juua. Mul on kahju, sest ma oleks oodanud, mitte ma oleks, vaid ma ootasin põnevusega, millist kuulda ta postitab. Ta ei teinud seda. Nii. Nüüd tuleb uudis 2018. 24. jaanuar. Metaco käivitab maailma esimese krüptovaluuta siis salve pankadele. Metaco, Šveitsi juht, ettevõte hajutatud andmeraamatu ja digitaalvaluutade valdkonnas käivitab Silo lahenduse, mis võimaldab pankadel turvaliselt hoida oma klientide krüptovaluuta varasid 2018.
platvorm, mis on kaasarendatud QuartTime'i küberturvafirmaga. 2018 Metaco teeb varasalve, mille arendab siis koostöös välja QuartTime'iga. Mis on QuartTime? Firma QuartTime on loodud Ameerika ja Eesti inimeste koostöös. Valitsused, vaat, mine uuri edasi ise. No ütlen natuke veel, et päris kõike saab ise uurima. Nii, plokiahela startup. Meie president Toomas Hendrik Ilves andis ingliskeelsele meediale uhkelt teada. Plokiahel startup firma QuartTime on viinud Eesti e-tervise andmed blockchaini. Miljoni eestlase terviseandmed jooksevad plokiahelas. Vat kui tore. Vat kui tore on ju. Ja seesama QuartTime 2016 pani ta Eesti siis need patsientide või Eesti rahva need haiglaandmed, terviseandmed pani blockchaini ja 2018 Šveitsi firma Metacoga tegi ta siis selle Šveitsis kuradi krüptovarasalve on ju. Nii. Ja QuartTime pakub siis, mis teenuseid QuartTime pakub? QuartTime pakub siis neid võtmeteta võtmeid või kuidagi selline see huvitav ingliskeelne väljend on, et nii. Ja siis võtame lahti need QuartTime'ist mõned asjad, mida ma arvan, et võib avaldada. 2013 aastal siis QuartTime, kuna ta pakub neid plokiahela turvalahendusi, siis 2013 aastast tuleb välja info, et tal on partnerlus Filipiini valitsusega füüsiliste dokumentide valideerimiseks. Siis on Tai valitsusega Tai riigipoolse telekom-ettevõttega on siis lepingud. China Telekomiga on lepingud on ja Hiina Rahvavabariigi suurima fikseeritud sidetelekommunikatsiooni pakkujaga on ja on siis selleks lepingud ja mida ta siis pakkus neile võtmeteta allkirjastamise teenust. See on siis väga huvitav asi, võtmeteta allkirjastamine. See on huvitav tehnoloogia, et seda uurid ise, mina sulle ei uuri seda. Ja siis mida on teinud QuartTime veel on ja. QuartTime Real World Data Engine võimaldab andmete taga olevat teavet siis seotud osapoolele kättesaadavaks teha ilma, et konkreetsed andmed peaksid meditsiiniasutustest lahkuma, on ja. Nii, see on siis ravimiga seotud. Ravimitootja saab mootorilt küsida, kui paljud patsiendid saavutasid lubatud tulemuse ja järgisid retsepti tingimusi, on ja bla, 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 bla. QuartTime on veel sõlminud siis selleks partnerluse 10 juhtiva finantsettevõttega, kelle seas on Roche ja AstraZeneca. Noh. Mida veel tegi siis QuartTime? Kui sa mõtled, et su põhjused kaasmaalasi vihata vähenevad, siis ära muretse, ma annan sulle põhjuseid juurde. QuartTime'i tõttu ootab kollast passi digitaalne muutus. Sa tead, mis asi oli kollane pass või on või? Loen sulle ette.
see on siis mõned aastad tagasi. Teine projekt, millega Quarttime hiljuti tegelema asus, sai alguse COVID-19 tõttu. Maailma Terviseorganisatsioon WHO abil teeb ettevõtte Carte-Joune ehk kollase passi digitaalseks. Mitte selles mõttes, et füüsiline pass, kus on kõik isiku vaktsineerimise kohta käiv info kaoks, vaid eesmärgiga taastada maailmas normaalne elu. Ei oskagi midagi öelda. Sama Quarttime, see on ai tõlge, et natukene ta tõlkis valesti, aga lugu on selles, et see sama Covidi pass, selle tegi meie omad poisid siin, Quarttime. Vaat, kui tore on see meie väikene riik. Ja Quarttime aitab kaasa Euroopa Kosmoseagentuuri küberjulgeoleku võtmetele. Ehk siis Quarttime on seotud ka kosmoseagentuuriga ja WHO-ga oleme me seotud. Ja miks ma nüüd järsku rääkisin sellest Quarttime'ist? Nagu ma ütlesin sulle, Metaco 2018 juhtiv Šveitsi ettevõte hajutatud andmeraamatu ja digitaalvaluutade valdkonnas tegi varasalve kasutades või koostöös Quarttime'iga. Metaco tegi Quarttime'iga varasalve. Reuters artikkel. Ripple ostab krüptovaluuta haldusfirma Metaco 250 miljoni eest. Artikkel 18. mai 2023. Ripple firma ostis Metaco ja Metaco tegi varasalve koostöös Quarttime'iga. Ei oskagi nagu midagi rohkemat öelda, et komistasin palju savi. Natukene oli värin ka sees, et see info on täielik bänger. See info teeb kõik vandenõu teoreetikud toljaks, sellepärast et see info on siin tõepraktika, mitte vandenõu teooria. Siin on kuupäevad, allikad ja ma arvan, et nüüd selle saate põhjal saad sa nagu rahulikult magada, et su riigis ei muutu midagi. Siin on isadel väga suur võim käes tänu sellele, milliseid asju siin korda saadetakse. Et ise uurid sa nüüd edasi, kui huvi on. Et mina olen siin nüüd tänu oma mentorile andnud teile juhised või suunad kätte, näidanud pilti. Et ise, kas sa selle pildi ajad suuremaks või aja, on su enda küsimus. Ja mul on olemas Telegrami grupp, KG uudised. See on siis kõigile tasuta. Võid ka liituda tasulisega. Tasulises on nüüd niimoodi, et saadad mulle e-maili peale kirja ja ütlen ära, et mina ei võta mitte kellegiga ühendust. Sina ise võtad minuga ühendust. Iga video all on mul e-maili aadress. Sealt saad sa mu kätte, kirjutad mulle ja kui tahad, saan sulle anda arve. Mul on klubis 2 varianti või 3 siis. Üks on KG uudised, mis tulevad lihtsalt nagu uudised välja. Siis on 100 eurot pakett, kus ma suhtlen sinuga tund aega ja näed kõike infot. 500 pakett on siis selline, kus kiired investeerimisvõimalused tulevad sulle kiiremini kohale, kus ajases grupis on ja 500 grupis saad minuga kauem suhelda. Aga nii 100 kui 500 grupis aitame sind joone peale. Tähendab, mina räägin, aga Marta saadab mulle sõnumid. Ja siis ma Marta sõnumid siin tringin ja puupiiritust ja suitsetan staffi peale, et siis ma annan need sõnumid sulle edasi. Kui tahad, võid maksta krüptos, võid maksta arvega.
ja lugu on veel järgmine see, et miks sa ei võiks mulle maksta. Just tuli artikkel välja, et eestlaste maksutahe aina kasvab. No kas pole tore? Makske mulle ka. Eriti peale sellist bängeruudist või saadet. Tšau, pakaa, näeme garaažis.